Nii, aga tere tulemast kõigile. Et mul on väga hea meel teid kõiki tervitada tänasel veebiseminaril, kus me siis keskendume hästi olulisele teemale, et kuidas lõimida laserlõikureid ja lasergraveerijaid matikõppesse. Nii, nii et tänasel veebiseminaril võtame ette siis laserseadmed, kuidas neid lõimitud õppetöös kasutada. Ja mina olen Andres Sirel, olen Insplay tiimist, nii et veedan järgmise tunni aja koos teiega ja vahepeal siis kaasame siia ka veel külalisseltsi, nii et tuleb kindlasti põnev seminar. Mis meil täna siis plaanis on? Et peamiselt me keskendume siis sellele, et vaatame, kuidas üleüldse erinevaid laserseadmeid saab hariduses kaasata ja vaatame ka praktilisi võimalusi, kuidas neid erinevates ainetes lõimitud moel kasutada. Nii et nendele, kes on juba kogenud laserlõikuritega, võib-olla saate mõne uue idee, aga me räägime ka siis sellest, et kuidas üleüldse lasereid kasutada hariduses ja õppetöös ja räägime nagu mõned põhiasjad üle, näiteks turvalisuse ja mis materjali kasutada ja vaatame otsa ka tarkvarale, et kuidas seda kõike siis hallata. Jagame siis ka edulugusid ja kogemusi. Täna siis mina ka liitun siit Juurust, nii et Juuru noortetuba siis jagab täna siin oma põnevaid kogemusi, et mida nemad teinud on koos noortega. Nii et selleni jõuame õige pea. Ja üks selline põnev projekt, mida täna siis plaanis koos teiega avastada, on selline matikprojekt nimega SAFE. Et mul on see selline töö on siin olemas, et selline loodud siis vineerist ja välja lõigatud laseriga selline SAFE karp, mille küljes on CyberPi, ehk sihuke mikroarvuti MakeBlocki oma ja vaatame täna siis koos, kuidas seda programmeerida niimoodi, et see siis niimoodi töötaks ja kuidas seda parooliga siis seda seifi avada ja nii edasi. Et pärast kõigile, kes on siis liitunud, jagame välja ka selle projekti materjalid, et kes tahab seda ise proovida hiljem. Ja siis lõpus veel tutvustame seda, et millised on olemas erinevad õppematerjalid, et kust neid leida ja et kes tahab midagi ise järgi proovida. Insplay südameasjaks on olla siis toeks õpetajatele, et aidata siis koos kasutusele võtta ja lõimida erinevaid maailma tasemel matikvahendeid. Ja meil ühine eesmärk ongi selle kaudu ja nende vahendite toel siis toetada uue põlvkonna tuleviku oskuste arendamist. Et see on meie peamine siis missioon, mille nimel meie asju teeme. Ja kui me räägime tulevikuoskustest, siis ei saa mööda minna matikust. Nii et matik ongi see peamine raamistik, mis neid tulevikuoskuseid kajastab. Ja kui vaatame natukene lähemalt, siis et millised on need erinevad oskused, mida matik endas hõlmab, siis kindlasti üks väga niisugune oluline komponent on matiku puhul alati käed külge õppimine, ehk selline praktiline õppimine. Üha levinum on projektõpe, seda kasutatakse juba nii lasteaedades kui koolides ja kogu populaarsust, sest see on tõesti selline, kus ka läbi mille siis me saame õpilasi paremini kaasata. Ja loomulikult see kriitiline koht on seal ainevaldkondade vaheline ja ülejääne lõiming, sest läbi selle on võimalik väga hästi õpilastel selle õppetöö käigus siis lahendada probleeme ja omalt poolt lisaks veel siis ka loovust arendada, et kui ühed peamised ka tulevikuoskused. Ja kui me vaatame nüüd seda teist poolt, et kuidas siis laserlõikamine ja üldse laserseadmete kasutamine seda toetab, siis need kõik matiku põhioskused ja matikaõpe on laseritega väga hästi integreeritud ning see toob siis sinna omalt poolt juurde väga head võimalused õpetada arvuti- ja digioskuseid ja üldse kasutada erinevaid disainitööriistu ja just see
K-tähk ehk need kunstid, art, on see, mida laserlõikamine väga hästi endas hõlmab ja ta aitab siis õpetada ka suurepäraselt disainmõtlemist. Ja üldse nagu kogu seda nii-öelda loovat poolt toob sinna sisse, sest et iga projekti, mida õpilased või noored välja töötavad, et ongi võimalik ise siis neil oma ideid teostada. Ja selle kõigega nagu me jõuame üha rohkem sinna, et kus me siis noored õpilased saavad selle kogemuse, et nad ei ole lihtsalt selle tehnoloogia tarbijad, vaid neist saavad ikkagi need loojad, et selle nimel me seda kõike teemegi. Et üha rohkem tekiks selliseid põnevaid, ägedaid innovaatoreid Eesti õpilaste ja noorte seast, kes hakkavad meil maailma muutma. Nii. Aga liigume nüüd siis sinna, et millised on need võimalikud erinevad kasutusvõimalused hariduses. Ja jällegi, et kui kellelgi tekib jooksvalt siin küsimusi, siis andke lihtsalt märku. Nii et ja täna me peamiselt keskendume sellele, et siis kuidas neid laserseadmeid, nii lõikureid kui graveerijaid kasutada koolis, huviringis, noortekeskustes, miks mitte raamatukogudes ja nii edasi, et selles valdkonnas. Et üks kindlasti nagu koht, mis kohe tuleb meelde, on see, et õpilasfirmad ja üldse selline ettevõtluse julgustamine, sest et just meie kliendi seas on ka paljusid, kelle kelle õpilased siis kasutavad neid seadmeid selleks, et luua mingeid põnevaid meeneid ja miks mitte läbi selle siis saamegi anda uusi võimalusi noortele, et käivitada mingi oma projekt, kas minifirma või õpilasfirma ja toota midagi sellist, mis on tõeliselt põnev ja mille järgi on nõudlust. Siis hästi levinud on erinevate tarvikute loomine. Kas siis personaliseerimine, et graveerida midagi nende peale või lõigata siis välja sealt puidust, vineerist või akrüülist või muudest materjalidest. Et jah, et me oleme näinud, et luuakse siis näiteks kas või spordipäevade puhul medaleid ja karikaid, pliiatsitopse, joonlaudu ja väga hea võimalus on jah, siis kui on mingisugused erisündmused, on see emadepäev või jõulukingitus, selle jaoks siis luua selliseid põnevaid meeneid ja miks mitte, siis need ongi kohe personaliseeritud. Ja nii et kõiki materjale on väga lihtne selle laserseadmete kaudu siis isikupärastada. Et kas või näiteks mingile termosele peale graveerida oma nimi või mis iganes. Ja paljudel koolidel muidugi on tänapäeval olemas 3D printerid ja noortekeskustel, tihti ka huvikeskustel, et siis laser on sinna hea selline täiendus ja mis tema võib-olla niisugune suur eelis on see, et lasereid saab kasutada oluliselt kiiremini kui 3D printimist. Nii et ta lihtsalt toob sellise põneva uue võimaluse ja justkui, et on soov luua näiteks prototüüpe, siis see on suurepärane vahend, kuidas kiiresti midagi teostada. Vaatame siis erinevaid näiteid ainetest, et kust neid saab kasutada. Et siin näete nüüd ise ka erinevaid selliseid pilte. Kas see saabki teha siis puslesid, selliseid arvutuslaudu, erinevaid numbreid, mida kasutada siis õppetegevuses ja nii edasi. Et väga nagu mitmekülgsed võimalused tegelikult, et lihtsalt need on mõned näited, et panna selliseid ideid praegu rohkem liikuma. Või näiteks geograafiast, kuidas luua siis kontuurjoontest oma selliseid 3D maastikumudeleid, et kui praegu õige pea kohe algavad seal kunstiakadeemias lõputööde näitused seal, kui minna vaatamegi arhitektuuri näiteks valdkonna lõputöid, siis et seal on väga palju selliseid mudeleid just loodudki laserlõikurite abil, et ja selliseid loodud erinevaid makette. Ja miks mitte näiteks saab luua jah, puidust siis kas maakaarti või jah, kas või oma linna mingeid materjale või oma sellise asukoha materjale. Ja kui ta on sellisel nagu kontuurina, et näiteks ongi kaardi näol, et siis see on ju sama hästi kui pusle, et saab väga hästi seda kasutada ka ongi siis erinevate riikide tundmaõppimiseks.
siis näiteks erinevaid võimalused, kuidas seda tuua siis arvutiteadustesse, robootika, elektroonika, programmeerimine, et tänane see projekt, mida me vaatame, on samuti just selline näide, kuidas siis lõimida omavahel elektroonika, programmeerimine ja laserliikurid, et see on see SAFe'i näide. Vahepeal tuli küsimus, et see maastikumudel, et mis programmiga seda teha saab, et seda saab teha näiteks sellesama programmiga, mis me täna hakkame vaatama, et see on siis Xtool Creative Space. Et sinna saab siis ise laadida erinevaid jooniseid ja mille kaudu neid välja lõigata, aga kes tahab niimoodi juba sellist põhjalikumat ise nagu midagi luua ja sellised põhjalikumad joonised, et neid siis tavaliselt töötatakse mingis CAD tarkvaras. Siis näide veel jah, disainist ja ettevõtlusest, et ennem oli jutuks just õpilaste oma firmad, et siin on ka näide, et kuidas et üle maailma paljud on loonud siis omanäoliseid kõrvarõngaid näiteks, mida saab müüa või mingeid muid selliseid põnevaid meeneid, materjale jah, mida kasutada ja, ja ma usun, et jaa, see on niisugune valdkond, mis aitabki noortel panna niimoodi ideed tööle ja annab sellise võib-olla hea platvormi, mille pealt järgmine selline õpilasfirma käivitada. Kunst kindlasti väga põnev valdkond, siin on ka näited, et kuidas saab teha siis, on lõigatud välja nahast erinevaid maske või saab teha mingeid põnevaid topse, mingeid hoidikuid ja isegi siis fotosid graveerida. Nii et väga lahe ja kui kunstiga jätkata, et siis, et seda samuti, kui kasutada näiteks vildist materjali või siin on siis vineeri kasutatud, et seda samuti kombineerida siis elektroonikaga ja panna seal LED põlema ja nii edasi. nii, ja üks niisugune põnev valdkond veel siia lõppu, et kokandus, et no ma päriselt ei ole näinud, et mõned koolid seda aktiivselt kasutaksid ja seda on peamiselt selle tõttu, et lihtsalt kui sa tahad seda ühte laserlõikurit kasutada mitmel otstarbel, ehk sa juba graveerid või lõikad sellega näiteks ka vineeri ja muid materjale, siis see kõik tekitab palju tolmu. aga kui masin on tegelikult selline uus ja puhas, siis saab julgelt sellega näiteks tõesti makroone või küpsiseid niimoodi kaunistada, et sinna otsa peale siis juba graveerida, et see suhkrukiht, mis seal on, et see siis niimoodi kristalliseerub. nii, aga mõned ideed veel, et vaatame siis mõned näited siit ka Eesti mailt, et näiteks personaliseeritud kirjetarbed, et et see on väga, väga kihvt, et see on siis Laekvere Nortecast pärit, et ja siin on siis õpetajatele tundub tehtud erinevaid kingitusi ja jah, saab ennem ka mainitud, et erinevaid karikaid luua, auhindu, miks mitte siis oma kooli või raamatukogu või noortekeskuse logoga näiteks mingeid asju teha. Siis see on suurepärane viis, kuidas näiteks koguda raha siis näiteks lapsevanematelt või muudelt sündmustelt, et, et siis selle eest näiteks mingi asja nimel, mida teil on vaja siis oma asutusele soetada, et luua selliseid põnevaid meeneid ja olen näinud ka selliseid sündmuseid, kus neid meeneid luuakse siis koha peal. nii et kui tuleb nii-öelda klient, kes soovib midagi, siis tema nimega näiteks kohe saab väga kiiresti sellise asja, objekti valmis luua. siis erinevad jah, klassi rekvisiidid, kingitused, meened, et siin on veel näited näiteks, kuidas Lagedi koolis on tehtud Rae valla kaardiga võtmehoidjaid või näiteks siinsamas Juuru noortetoas on tehtud kartongist selliseid pühade jäneseid. nii et väga kihvtid näited. jah, siis loomulikult erinevaid silte saab luua, viitasid, et need on samuti siis Lagedi kooli näide siin. ja nii et kuidas tundub, saite siit ideid juba, et mida oleks põnev ka enda asutuses ellu kutsuda? nii et andke teada või kui teil on omal nagu tekkinud mingeid juba praktikaid, kogemusi, et siis võite ka neid siia kommentaarides panna, et mis teie sellised lemmiktegevused ja tööd on
nii, aga siit nüüd liikume edasi ja kaasan siia kohe Juuru noortekeskuse noortetoa siis töötaja Leela, kes jagab ka nende kogemust, et mida nad on erinevalt teinud. Siis neil on kasutusel siis X-Tooli B2 laserlõikur ja siis saame seda vaadata, et mida põnevat sellega teha saab ja on tehtud. Nii. Panen kohe pildi natuke suuremaks, et näeksite paremini. Nii, siin me oleme. Tere, Leila. No teil on see nüüd see G2 laserlõikur kasutusel olnud siin juba üle aasta. Ja, et mida põnevat te siin vahepeal teinud olete? Meil siis saabus see masin meile ka umbes siis maikuus, aga tuli suvi peale ja siis me alustasime tegelikult septembris sügisel. Ja me oleme teinud igasugu põnevaid asju. Näiteks saab teha templaid. Ma ei tea, kui hästi te näete, nad on küll üsna pisikesed, aga see on päris sellest ehtsast templikummist ja teeb väga filigraanset tööd see masin meil. Siis olid tulemas jõulud, kus me Raplamaa jõulumaal tegime selliseid imearmsaid nunnuseid küünlatopse. Kui kaua sellise projekti näiteks tegemine aega võttis? Ja keskmiselt 15 minutit, mõnel 20, mõnel läks veel kiiremini. Veel kiiremini, et siin oli ainult ülesandeks need toredad ogad paika ajada. Ja see on tegelikult väga detailne, kui seda lähemalt vaatad, siin on nagu iga see nii-öelda tala on siit eraldi välja lõigatud ja hiljem veel üle värvitud, nii et väga põnev. Ja suht sarnasse teemasse läheb meil, tegime linnu söögimajakesed, siia mahub täpselt ilusasti see üks linnutoidukuulike sisse. Testisin eelnevalt kodus, väga hästi toimis. Siis veel erinevatest materjalidest rääkides, me oleme teinud šabloone. Mis materjalis see nüüd on? See ongi üsna siuke spetsmaterjal. See ongi nagu šabloonide jaoks. Ta on siuke pigem mingi plastiku moodi asjandus. Siit on jah välja lõigatud siis niimoodi ja väga detailselt. Ja teeb ka jälle väga peilikest tööd. Nii, mis me... Siis võib-olla käsitööõpetajad on tuttavad, nimetatakse seda käsitöö Eeva vahuks või selline käsitöömaterjal on. Sellest saab igasugu toredaid asju välja lõigata, miks mitte lillekesi ja neid saab jälle igale poole kleepida ja ikka põnevat teha. Ja üks kõige esimesemaid asju, mis me tegime, on selline, see on telefonihoidja boombox. Ja, et näitegime, et siia läheb sisse, telefon asub liiga kaugel. Aga põhimõtteliselt, jah. Ühesõnaga, telefon siia paned boksi siia sisse ja siis see teeb bum-bum-bum. Aha, jah. Okei. Nii. Kas seda saab pärast kaasa kosta või? Ja ikka saab. Läksite hinnakirja välja töötama? See on täitsa viiekas. No suurepärane, siis pärast teeme kaupa. Ja siis templaid, kuna ma ise olen ka keraamikaringi juhendaja, siis ma otsin igasugu võimalusi, et savisse teha mustreid. Ja muidugi ka neid puusläseid erinevaid, igasuguseid, igas mõõdus. Et ma ei teagi, kui kasutamisest rääkida, siis ei ole keeruline masin, väga lihtne on. Et meil küll läks eelseadistamine läks selle võrra lihtsalt, et Andres pakkus, et ta teeb meile koolituse ja siis ta ise seadistas eelnevalt selle ära. Aga siis meil jäigi, et võtad juhtme, paned arvuti taha ja installid omal arvutisse selle nende enda poolse selle programmikese. X-Tool Creative Space. Just selle sama ja siis lihtsalt vajutad nuppu ja kõik ongi niks-naks korras. Ja masinad tegelikult on ju väga lihtsad. Väga lihtsad, kui seal on neid erinevaid materjale kasutatud, siis neil on eelnevalt kohe kõik need materjalid seal ka nagu selles programmis eelseadistatud kõik, et kui sa
ütled, et ma nüüd seda vineeri teen, siis nad pakuvad välja, et mis puiduvineer ja sul on ka ette valmistatud seal, et noh, need põletuse temperatuurid ja kiirused. Et sa ei pea midagi ise mõistetama. Muidugi, kui sa tahad, sa saad alati neid muuta, neid seadistusi seal tumedamaks, heledamaks. Ja seda saame pärast isegi vaata ka, et kuidas see tarkvara sealt seest välja näeb, et aga tõesti, seal on nagu tehtud väga lihtsaks ja neid malle, mida kasutada, neid erinevaid template'e nii-öelda, et seal on kohe valikus. Ja, et selles mõttes, et väga lihtne, et ta tundub võib-olla või kõlab alguses keeruliselt, aga see on ikka lihtne küll. Ja. Kui tihti teil siin Nortecas neid laserlõikureid üldse või laserlõikurit on kasutatud? Ja no ütleme, esimene pool aastat ta ikka läks tublisti korra nädalas, isegi rohkem kui need jõuluperioodid ja Halloweeniks tegemised olid, et siis masin sai peaaegu terve nädala jutti vatti. No nüüd on natukene rahulikumaks läinud, sest õues on ilusad ilmad. Soojad, meil on skatepark on siinsamas Nortetoa lähedal, et nad on ikkagi rohkem seal ja noh, mul on ainult rõõm selle üle, et nad ei kükita toas. Ja, absoluutselt. Aga väga põnev ja, et mis su enda niisugune isiklik lemmik on, mida sa oled siin selle masinaga teinud? Ja mulle endale meeldib neid igasugu template'id teha, sest oma kasuga mängus. Ja siis mulle meeldib tegelikult igasugu materjale veel katsetada, et üldplaane, mida poolesid asju materjale pole saanud katsetada, et mis nendega kõik teha saab. Kas muidu, kui te seal masina saite niimoodi, et kas on tulnud selliseid, ma ei tea, väljakutseid ka ette, et ja kuidas need on lahenenud? Oli talvel üks tore väljakutse, et masin ühel hetkel lihtsalt ei hakanud tööle. Mitte ükski tuli ei põlenud. Ja siis seal on hästi tugev, hea toetav support tiim on nendel seal. Et sai või ruttu lahendatud tegelikult ühel hetkel lihtsalt jälle hakkas tööle. Ma lihtsalt suutsin selle ajaga kõik kruvid, mis väegi sellel masinal olid, lahti keerata ja siis uuesti jälle kokku panna. Et selle võrra oli targem. Ja nüüd hiljuti mul oli ka siuke väike ehmatus, et panen masina tööle ja vaatan, punast täpikeski ei ole, et mis nüüd juhtunud on. Punane täpik on siis see lasertäpp, mis näitab, et mis on see nii-öelda keskkoht, et mille järgi siis ka neid materjale sinna alla niimoodi saab hästi sobitada. Just, ja siis ma jälle kiiresti seal kirjutasin, küsisin oma küsimuse ära, sain vastuse, et kontrollida peeglite asendit, sest neid peegleid tuleb aeg-ajalt ikkagi puhastada. Ja selguski, et üks peegel oli tsipakene paigast ära, ta tegi ilusti klõksu, alati teeb klõksu, kui ta läheb õige koha peale. Ja vaatasin, ongi punane tulukene põleb ja nüüd jälle töötab. Et see ei ole midagi keerulist, isegi kui seal midagi juhtub. Et need on üsna lihtsalt parandatavad. Et isegi kui mingisugune detail läheb, siis on ka varusad saadaval ja jah, see et X-Toolil on üle maailma väga suur kogukond, et sealt saab nii inspiratsiooni kui ka tuge. Ja, et väga äge. Ja, aga väga tore, aitäh sulle, Leela, jagamast, et väga põnev on olnud näha nagu teie seda noortega siin arengut ja milliseid põnevaid asju te olete siin tootnud. Ja, suur tänu. Ja, vast on kaadrist välja. Nii, aga siis teiega kohe jätkame ja liigume edasi. Nii, vahepeal on tulnud siit paar küsimust ka. Et siin on küsimused Leelale ja ma usun, et Leela saab äkki siis pärast chati siia otsa vastata, et linnumaja jooniste kohta näiteks ja siin on üks küsimus selle kohta, et kust on saadud rahalised vahendid, et ma võin sellele ise juba vastata, et siis Juuru Nortecas sai läbi Noorte Heaks vahendid. Just. Ja aitäh, Jaana, et sa samuti oled jaganud, et kuidas teil on see õnnestunud. Et see on olnud suurepärane koht, et kus teha siis, et Noorte Heaks on koht, kus teha väga head ka koostööd siis noortekeskuse ja näiteks kooli ja üldse selle ümbruskaudsete nagu erinevate asutuste vahel, et saabki integreerida neid ja et miks mitte siis, et kooli õpilastega külastada Nortecat ja nii edasi. Ja küsimus on ka koolituste kohta, et et absoluutselt, et me teeme ikkagi enamus seadmetele on tavaliselt olemegi teinud ka sellise alustamiseks sobiliku koolituse, et kus eelteadmised ei ole vaja, et näitame ära põhilised võimalused ja kuidas tarkvara töötab ja nii edasi, nii et
nii ja aitäh, Martin, ka sulle tagasiside eest, et tundub asi huvitav. nii, ja Madis küsib veel kaamera mooduli kohta. ja on olemas on erinevaid mudeleid, on selliseid mudeleid olemas, kus on kaamera olemas, noh näiteks seesama, mis me täna ka lähemalt vaatame, see B2 ja B2S mudelid, nendele on kaamerad sisse ehitatud ja ma näitan ka, kuidas see töötab. ning teistel on siis osadel niisugustel kompaktsematel seadmetel, et seda kaamerat ei ole, aga neil on siis muud nagu võimalused, kuidas väga täpselt siis ära määratleda, kus see materjali asukoht on, nii et see siis soovitud jah, tulemus vastaks sellele. nii, aga nüüd liigume kohe siit edasi. et hakkame vaatama nüüd siit kohe siis edasi, et millised on, kuidas käib üldse selle laserseadme haldamine ja mis on selle võimalused. ja et alustame kõigepealt siis tarkvarast. nimelt, et jah, et iga laserlõikuri jaoks on vaja mingit tarkvara, mille kaudu siis hallata neid projekte, et mida sa üldse tahad sellega teostada ja kuidas selle töö juhtimine siis välja näeb. et X-Tooli seadmete jaoks on olemas siis selline tarkvara nagu X-Tool Creative Space. nii et see on tasuta tarkvara, tasuta allalaetav, kasutatav, et on suurepärane vahend ja töötab väga lihtsasti, et kohe õige pea saate seda ise ka näha. siis mis teeb selle tarkvara veel põnevaks, on see, et ta ei eelda võrguühendust, nii et saab otse ühendada siis arvuti seadmega, et kui selleks vajadus on, et et loomulikult, kui see eeldab, et see projekt nii-öelda, need materjalid või need failid, mida kasutada, on juba eelnevalt olemas, et siis ei ole vaja neid kuskilt enam alla laadida, aga see võimalus on jah olemas. aga samas näiteks sama B2 masin siin võimaldab väga mugavat ka wifi ühendust, nii et jällegi, kui hoopis arvuti on natukene seadmest eemal, aga tahad sealtkaudu seda juhtida, siis ei ole selle seadme puhul üldse seda juhet vajagi, vaid saab luua otse wifi kaudu ühenduse. ja mida veel jah, et see X-Tool Creative Space ehk lühendina XCS on väga selline alustajasõbralik ja tal on, samas on ta väga võimalusterohke ja ikkagi töö käib siis läbi vektorgraafika ehk saab siis seal kasutada, kas sisse laadida või siis SVG faile ja nii et samas näiteks, kui soovida graveerida hoopis näiteks fotot, siis saab ka nii-öelda raster graafikat sinna ka laadida. ja sellised edasijõudnemad kasutajad, kes soovivad, siis saavad X-Tooli seadmeid kasutada ka siis Lightburn tarkvara abil. et see on selline juba ütleme profitarkvara, mis on väga levinud laserlõikurite seas. ja jah, et kes soovib siis ja tahab juba teha selliseid ise teostada, projekteerida niisuguseid keerukamaid jooniseid ja nii edasi, et siis selle jaoks saab kasutada ka CAD tarkvara, et neid saab siis juba sinna ka XCS programmi sisse laadida. aga jah, et siis kokkuvõttes, et niisugused kõik lihtsamad disainid saab otse luua XCS-is või sinna sisse nagu siis laadida CAD-e või SVG faile või muid faile, et näiteks noh, tihti kui me räägime logofailid, siis need tavaliselt ongi juba vektoris, et saab otse siis SVG sinna sisse laadida. nii, aga nüüd kohe näitan teile siis ka, milline see tarkvara välja näeb ja saame natuke sellega tutvuda. jagan teile oma ekraani välja. ja käivitame siis XCS tarkvara. nii. panen teile pildi natuke suuremaks. nii et see on siis avaleht, et siin on näha nagu eelnevaid projekte ja saab siis kohe siit juba avada ka mingisuguseid teiste kasutajate või X-Tooli enda välja jagatud projekte. et siin on siis kohe need näha. ja kui siin veel edasi vaadata, et siis
et noh, siin jah, MySpace on siis see, kus ma saan enda varasemaid projekte näha, aga siin on tõesti väga põnevaid projekte tehtud, nii et saab ka alustada siitsamast. Ja kui võtta mingisugune projekt siit nüüd lahti, teeme lihtsalt praegu hetkel nagu uue projekti, siis siitsamast on võimalik kohe juba laadida sisse pilte, mingisuguseid, kirjutada tekste, et ja määrata siin selle teksti puhul siis kas fonti suurust ja nii edasi, niisuguseid nagu baasasju, kõike on võimalik siit otse juba tarkvarast valida välja. Ja samuti, et millisena see disain siit siis välja näeb. Noh, baas sellised kujundid on siin kohe olemas või siis on võimalik ka vektoris otse juba midagi siia ise nagu hakata looma. Ja vaatame siit veel selliseid kujundeid, jah, et palju selliseid tüüpe näiteid on olemas, ka mustreid erinevaid. Nii, ja kui vaatame siia template'ide alla ehk siis mallide alla, et see on nüüd uus Xtooli selline, ongi selliste projekti näidete template'ide keskkond Atom ja siin on tuhandeid ja tuhandeid erinevaid materjale. Võiks öelda, et enamus siit on tasuta, aga on ka siis mingisuguseid projekte, millel on siis hinnasilt siin küljes, et mida saab kasutada. Nii et jah, väga lihtne siin nagu toimetada ja leida midagi sellist, mis sobiks. Ning lisaks on võimalik siis sisse ehitatult kohe siin ka ise AI abil mingisugust vektorpilte luua. Et nagu ikka, kirjutan siia oma selle kirjelduse ehk prompti, ütlen, milline ma seda pilti tahan, et annan talle baasresolutsiooni ette ja siis, ja siis saab neid otse siin genereerida. Nii. Ja tuli küsimus vahepeal, et kas Lightburn on kasutatav, vastus on jah, et Xtooli seadmed toetavad ka Lightburni, et kellel on sellega rohkem kogemust, siis võib kasutada Lightburni. Nii. Aga lähme siis siit veel edasi, kui on veel vahepeal küsimusi, siis saate teada anda. Ja et muidu selliste uute piltide sisselaadimine käib siit samast näiteks, et nii, aga liigun praegu siit tarkvarast edasi. Ma lõpetan siit praegu jagamise. Ja vaatame uuesti siit slaididelt mõned asjad edasi. Nii. Siis millised on toetatud materjalide tooted, et siin on lihtsalt väike selline ülevaade, et mida saab kasutada siis laserlõikamiseks, et noh, peamine ongi seda, mida on kõige levinum, ongi siis vineer ehk puit. See nüüd, kui paks see vineer või mingi puidumaterjal saab olla, et see sõltub nüüd selle seadme võimsusest, et osad seadmed on võimsamad kui teised. Osad seadmed on, mis on näiteks mõeldud ainult graveerimiseks, nendega saab ka lõigata, aga lihtsalt siis selle materjali paksus ei saa olla väga suur. Levinud on ka krüül, lainepapp ehk kartongi, erinevad siuksed, millest on lihtne alati midagi luua. Tekstiilid nagu vilt, teksa ja puuvill ja siis graveerimiseks on põhimaterjal tavaliselt on ju metall. Siis sõltub ka jälle sellest seadmest, et mis mõned siis toetavad rohkem sellist värvitud metalli. Selle peale graveerimist osad on sellised, kuhu saab siis otse ka juba siis otse metalli, kas või nagu väärismetalli, kulda ja muud sellist kaunistada. Klaas, nahk, vineer, puit samuti ja ka samuti need tekstiilid. Ja
X-Tooli enda siis valikus on ka väga palju erinevaid selliseid niisuguseid ka pooltooteid, et on need siis need mingisugused kaelaripatsid või muud ja loomulikult sellised nagu põhivalikused, vineeritükid, akrüül ehk pleksiklaas ja nii edasi, mida saab kasutada selle jaoks. Räägime mõned asjad üle ka siis laserlõikuse ohutusest, et need on sellised nagu põhiasjad, et mida on alati hea teada. Et noh, kõigepealt on see, et igal juhul, kui keegi õpetaja või juhendaja viib läbi tegevust, et siis on oluline teada, et kuidas see laserlõikur töötab, et alati nagu peaks nagu põhiasjad olema eelnevalt selged, et kui juba noored või õpilased sinna kaasata. Ja noh, laseritega lõikamise puhul üldiselt on oluline loomulikult kaitsta silmi. Samas, kui me räägime nüüd X-Tooli seadmetest, siis kõik meie pakutavad need seadmed on, võimaldavad siis nagu kinnist kasutust, ehk see seade ise on kompaktne niimoodi, et sa ei näe seda laserit nii-öelda otse, vaid sa saad seda näha laseritööd näiteks läbi sellise kaitseklaasi, mis võtab kinni siis kogu selle nii-öelda ohtliku laserkiire nagu selle, mis võib silma kahjustada. Et X-Tooli vahenditega on tõesti seda lihtne. Et kui nüüd kasutab keegi mingid muud laserlõikurid, mis on nagu avatud disainiga, et millel ei ole seda niisugust kaitseklaasi ees, siis peaks kasutama eraldi siis jah, kaitseprille. Oluline on noh, teada siis jah, et nagu, et mis materjale kasutada, et materjalid tekitavad siis kas tolmu või ka auru ja suitsu. Et siis on tähtis nagu jälgida ka sellist tuleohutuse juhiseid, et see oleks nagu teada, et uuematel X-Tooli seadmetel kõigil on juba tänapäeval kaasas selline tuleohutuse seade, et mis siis peatab automaatselt selle seadme töö, kui ta tunneb, et on tekkinud siis tulekahju. Ja oluline punkt, et mida vahel ikkagi unustatakse, aga et mida tuleks jälgida, et jah, see niisugune regulaarne hooldus, et see seade jah, tolmust puhtaks pühkida ja hea on kasutada jah, mingi harjasega näiteks tolmuimejat, et need siine ja laagreid õlitada ja see kaamera seal sees või ennem tuli jutuks ka need nii-öelda laseri see objektiiv ja ka need peeglid, mis laseri kiirt peegeldavad, et neid pühkida siis niisuguse alkoholis niisutatud lapiga, ja nii et see on niisugused nagu baasasjad, mida tuleks nagu teha. Ja nagu ikka, et tegemist ikkagi on sellise seadmega, et kui seda hooletult ja mitteteadlikult kasutada, siis ta võib kujutada ohtu, nii et lihtsalt ilma järelevalveta, et nagu lihtsalt õpilastel ei tohiks sellega üksin lasta niimoodi toimetada, midagi katsetada, leiutada, aga kui rääkida ohutusest, siis haridusasutustele meie pakutavad seadmed, me alati soovitame siis nii-öelda klass 1 seadet, mis tähendab seda, et see seade siis peatab ise töö, kui näiteks sellel gaas avada. Et peamiselt need seadmed, mida me pakume, X-Tooli vahendid ongi siis, et kas siis on klass 1 või klass 4, nii et see kõige turvalisem variant, mida me soovitame alati nagu hariduskasutusse, on klass 1 seade. Ja see tähendab seda, et jah, et masin ise on selline nii-öelda kinnine, et kui seade tunneb, et näiteks alusplaat ehk ta on eemaldatud, et ta nii-öelda, et ta on nüüd lahtine või gaas avada, siis ta automaatselt peatab selle töö ehk et siis ongi, et vältida mis tahes selliseid ohtlikke olukordi, et kus keegi näiteks otse vaataks sellele laserile otsa ja nii edasi. Nii et, aga jah, et, et mis on siis nende nagu ka vahe, et klass 4 puhul tähendab seda, et tihti tal on võimalik siis näiteks mingisuguseid alusplaat näiteks eemaldada, mis tähendab, et seadet saab tõsta kõrgemale. Selle eelis on see, et saab siis suuremaid objekte graveerida või lõigata või nagu kõrgemaid. Aga jah, see avatus tähendab, et see siis nagu kaotab selle ohutusklassi nii-öelda, et või nagu tõstab selle siis klass 4 peale. Nii et on ka neid koole, kes kasutavad klass 4 seadmeid, aga seda peab lihtsalt tegema siis teadlikult, alati nagu juhendatult ja nii edasi.
Üks nagu võimalus veel, mida siis ka klass 4 nagu enda kaasa toob, on see, et saab nii-öelda ähm, siis kasutada suuremaid materjale, mis on ka väga pikad, et siis ongi see nii-öelda nagu läbi libistatav uks ehk siis mingisugune objekt, näiteks ütleme pikk puidust plaat, et see on nii pikk, et ta ei mahu korraga masinasse, vaid nagu konveierlindil liigub siis läbi selle seadme, et sellega saab lihtsalt teostada palju suuremaid töid. Nii et see on siis niisugune jah, ja siis see konveier on selline lint, et mille peal võib olla siis juba palju väikseid detaile, et näiteks mingeid ehteid, mille peale siis saab otse graveerida. Et siis on sellised jah, niisugused spetsiaalsed nagu vahendid olemas, mis justkui loobki sellise tootmisliini, et ta kogu aeg on siis viib uusi ja uusi neid näiteks mingeid metallribatseid või muid asju sinna ette laserile ja laser muudkui neid töötab. Et sellega saab lihtsalt teostada ja toota juba palju suuremates kogustes. Nii, aga lähme siit edasi ja vaatame niisugust hästi põnevat projekti, mis kannab siis nime Safe. Nii et ma algul näitan teile korra ka, et mis see endast üldse kujutab ja siis vaatame, kuidas me oleme selle siis loonud ja kuidas seda programmeerida niimoodi, et ta siis töötaks. Nii, aga jagan teile kohe siit välja nüüd vaatame seda teise kaamera abil. Nii, ja näete siit nüüd minu seda arvuti, tähendab minu töölauda. Ja siin on mul siis tehtud selline safe, et mis on siis välja lõigatud vineerist, et tal on sellised erinevad plaadid ja selle safe'i siis uks on loodud siin, on nii-öelda turvatud siis küberpii mikroarvutiga, et see on siis MakeBlocki ehk siis nagu X-Tooli selline väike miniarvuti, millel on palju erinevaid andureid, tal on oma siis ekraan siin ees, väike selline juhtkang, millest juhtida 2 nuppu ja teda saab siis kasutada ka siis niimoodi juhtmega, ühendada otse arvutiga, aga saab ka kasutada nii, et oleks näiteks üle Bluetoothi või isegi üle Wi-Fi. Ja siin on kasutusel ka väikene servomootor, mis juhib selle ukse siis tööd. Et vaatame, kuidas see siis töötab. Kõigepealt näitan teile, kuidas see projekt on loodud ja siis vaatame juba lähemalt, kuidas sellist projekti saate näiteks teinekord ka ise teha. Ma panen siia nüüd ekraanile siis M-Block tarkvara, et see on siis selline MakeBlocki seade, millega saabki programmeerida väga lihtsasti, kas siis plokkide põhiselt või siis ka Pythonis erinevaid neid toetatud seadmeid. Ja praegu, mis me siis saame teha niimoodi, et ma kõigepealt ühendan selle küberpii seadme siin oma arvutiga juhtme kaudu, et lihtsalt praegu seda lihtsustada. Nii, ja järgmiseks, mis me tahame teha, siis on see, et ma loon ühenduse ehk connect, tunneb kohe ära siis USB kaudu, et kasutan praegu COM3 porti ja loon ühenduse, connected. Nii, ja nüüd järgmiseks, mis ma tahan teha, on siis see, et mul on siis juba tehtud eelnevalt valmis selline rakendus, mida me saame kasutada ja et selle projekti need failid on mul siin kõik olemas, et siin on siis nii selle karbi joonised, mida saab välja lõigata ja ühtlasi erinevad versioonid siis sellest Safe'i karbist. Et võtame praegu siis kõige lihtsama variandi, mis on siis selline nupuga avatav. Ja vaatame korra seda koodi siin ka, et siis, mis ta siis teeb, et kui küberpii käivitub, et siis ma juhin selle kaudu servomootorit ja ta kasutab siis 2 nuppu, mis on selle küberpii peal, et ühe kaudu siis saan selle ukse avada, ehk siis ta liigutab servomootorit
ja teisel juhul siis saan selle sulgeda, ja nende siis kõik töö käib siis kahe nupu kaudu, A ja B nupp. Et siin on siis näha ka, et mis kraade, kui palju ta siis seda liigutab. Et praegu mul on siis vaatame, et loome siit, kui ma tegin uue projekti, siis ma pean korra selle ühendama uuesti CyberPy'ga ja laen selle koodi nüüd otse seadmesse. Nii, ja nüüd siin kaamerast on näha ka. Ma panen korra teile veel pildi suuremaks. Nii et selline näeb ta siis välja. Ta näitab mulle siis, et ma saan selle ukse praegu avada või sulgeda. Ja kui ma nüüd nuppu vajutan, hetkel tal on juhe taga, ma võin ka juhtme välja võtta, et siis ta ei segaks meie tööd. Noh, ta tahab siis peale juhtme väljavõtmist restarti, no see käib väga kiiresti. Ja ma saan lihtsalt selle otsa selle avada ja noh, siin on siis sees väikene selline riiul ka, et saab midagi huvitavat siia panna, peita näiteks. Ja nüüd, kui ma soovin, siis vajutan seda sulgemise nuppu ja ta lihtsalt niimoodi hooga lööb selle ukse kinni. Et hästi selline lihtne lahendus. Ava, sulge. Nii, ja kui ma nüüd soovin seda projekti veel täiendada, et loomulikult on siin palju erinevaid võimalusi. Võtame lahti näiteks nüüd selle parooliga variandi. Ma salestada seda eelmist projekti ei soovi. Vaatame nüüd, kuidas see on. Et siin on nüüd loodud siis selline lahendus, kus parooliks on siis selle juhtkangi ehk siis joysticku liigutused. Ja noh, loomulikult see, et me ei saa rääkida selle nüüd konkreetse projekti puhul väga suurest turvalisusest, kuna see parool on otse koodi kirjutatud, aga jah, et algul ta siis ütleb mulle, et sisesta parool. Parooliks on siis niimoodi see kombinatsioon üles-alla, vasakule-paremale ja kui ta on seda teinud, siis ta avab selle ukse. Praegu siis loome jälle CyberPy'ga ühenduse. Nii, selleks on vaja mul panna külge talle juhe. Ja ma lõpetan siit jagamised, te näete seda pilti siis suuremalt. Ja mis ma teen lihtsalt nüüd, et vana programm siis üle kirjutada, upload in talle uue. Uus programm on sisse laetud ja nüüd on näha siis, et ongi, et siis ta ütleb mulle siin, et sisesta parool ja siis te juba minu seifi parooli teate, et see on siis üles, alla, vasakule ja paremale. Ta teeb ukse lahti ja sulgemiseks on lihtsalt vaja vajutada siis nuppu, et siis ta paneb jälle sulgeb selle. Nii et väga lihtne, nii et üles, alla, vasakule, paremale ja uks läheb lahti. Nii et aga see on nagu selles mõttes põnev projekt, et millega siis ka õpilastele jagada ja arutada nendega, et üldse, et milline selline turvaline projekt on ja kuidas seda siis muuta veel turvalisemaks. Ja ma jagan teile praegu uuesti ekraani välja, saame natukene vaadata ka selle õppematerjali siis sellist nagu tausta. Et siin on siis see materjal praegu on ingliskeelne, meil on plaanis see tegelikult ka ära tõlkida, et siin on ka nagu veel lisavõimalusi, et kuidas sedasama seifi siis veel täiendada. Et siin on niisugune edasi arendatud versioon. Ja muidu ta on siis täitsa selline klassikaline tunnikava materjal, et on algul siis õpieesmärgid, ülevaade, mis tööriistu vahendeid kasutada. Ja siis on siin juba need koodinäid ka, et siin on siis tehtud selline, kus juba see kood ise on siis mingi tähtede kombinatsioon ja nii edasi. Ja on olemas ka selline versioon veel, kus seda programmi siis on võimalik jah juhtida või nagu nii-öelda parooli sisestada juba veebi kaudu. Nii. Kuidas teile see Seifi projekt tundub, et kas tahaksite seda oma õpilaste ja noortega samuti kasutada? Nii, aga siis praegu
vaatame veel edasi natukene korraga sellele seadmele otsa, et mida me täna siis siin oleme kasutanud. Et meil on olnud kasutusel siis B2S mudel ja ma korra siit võtan lahti ka need kinni ja teen siit, avan uuesti siis selle Creative Space'i. Nii. Jah. Ja võtan korra siin lahti ka selle materjali. Korra lihtsalt näitan teile, et kui me räägime sellest samast Safe'i failist, siis siin ongi tegelikult loodud selline see CAD-i fail. Ja kui me teeme näiteks siit, avame midagi meie arvutist, on siit samast kohe selle lahti. Tähendab, ma pean tegema algul uue projekti ja siis saab selle sinna kohe, et siis te näete ära, et millest see koosneb. Nii. Ja sisestame siia nüüd selle. Ja nüüd algul ta küsib, et kuna mul on siin antud ette mingi kindel pind, et kas tahan, et see siin nagu skaleerida vastavalt, siis praegu pigem ma ei soovi seda, et kui ma tahan nagu säilitada seda originaalmõõtu, et siin on näha nüüd kogu selle projekti siis need Vineerist välja lõigatavad detailid. Ja ma võtan siit praegu lahti ka ühe sellise uue projekti. Et lähen uuesti koju ja võtan siit lahti lihtsalt ühe sellise näidise. Et ma ennem siin seda täiendasin, lisasin siia Insplay logo, võtsin siit ühe sellise pealmisplaadi ja kuhu ma selle peale panin. Ja võime korra siis vaadata, et kuidas selle seadmega nüüd siin töö on. Et kõigepealt, mis ma teen siis, et ma loon ühenduse selle seadmega. Et ma... teate, paremini töötab see siis, kui seade on sisse lülitatud. Et esimene samm on see, et tuleb seade sisse lülitada. Et teeme seda. Nii, aga vahepeal muudame kaamera ära, et hakkame, siis te näete ka, et mida ma siin teen ja näete siit poolt seda. Nii, me seame tööle. Seade on siis selline, et kõrva kaameraga lahti pöörata, et algul ta kalibreerib ennast ära. Tal on sees on sellised metalltalad, see on selleks, et see õhk paremini liiguks. Ja kui ma nüüd soovingi siia midagi graveerima hakata, näiteks ma kasutan sellist kas või vineerplaati, siis ma saan ta siia sisse panna, ma näen ka, et mis see keskkoht on. Siis laseriga on see täpp siin peal, panen selle kaane kinni ja saan seda kasutada. Ja antud juhul näiteks ma võin panna siia sisse siis selle ühe sükse vineeriplaadi, mida ma varem kasutasin juba nende tükkide väljalõikamiseks ja paigutan ta siia lihtsalt ära. Ja kuna sellel nüüd seadmel on olemas ka siis kaamera, et siis ta näitab ka täpselt ära, et ma saan, kui ma tahan midagi uut välja lõigata, siis ma saan nagu täpselt selle asukoha siia ette näidata. Ja lisaks X-Tooli seadmetel siis soovitame tavaliselt haridusel jaoks juurde ka siis sellist õhupuhastajat ehk siis suitsupuhastajat. Et näiteks nagu selline, et selle saab siit ka tööle panna, teeb küll natukene häält, aga ta viib siis kogu selle nii-öelda suitsu ja seda, mida me ei taha, viib siit välja sellest ruumist. Nii, aga vaatame korra kiiresti, et kuidas see töö siis välja näeb. Et lähen korra uuesti siia tarkvarasse. Nii, ühendus on loodud. Nüüd siin vahepeal tuli küsimus, et
kuidas saab muuta või noh, nii-öelda, et seadistada neid materjale. Kohe võin seda näidata ka, aga noh, antud juhul näiteks ta tegigi nüüd pildi otse sellest siis laserlõikuri seest ja nüüd siin ma saan siis neid oma objekte niimoodi vastavalt paigutada, nagu ma tohin. Näiteks, nagu ma tahan, näiteks ma lõikan siit praegu või antud juhul ma pigem siis graveerin selle Inksplay logo, ma korra seda testida. Ja nüüd, kui ma selle objekti olen välja valinud, siis hästi mugav võimalus on siit kohe nüüd esiteks kõigepealt ma valin, et mis materjali ma kasutan. Antud juhul on siis 3 millimeetrine vineer ja ma saan kohe, siis ta pakub mulle välja ka, et kui ma tahan seda graveerida, et kui tugevat seda nagu, kui tugevat tulemust ma soovin. Et ta näitab siis kohe mulle siukse nii-öelda visuaalselt ära, millega on hästi mugav valida välja. Et antud juhul ma arvan, et selline on täiesti piisav, et ma ei soovigi, et see oleks nagu väga siukene tugevasti kõrvetatud. Nii et jätan selle, mis ta mulle soovitab. Kui ma soovin, saan siin veel siis muuta seda, et kui võimsasti ja kui kiiresti ta teeb ja et mitu korda seda ta lõikab. Ja siin on siis valikud, et kas ma soovingi seda, et ta lihtsalt graveerib selle nii-öelda välisjoone, kas ta teeb nagu täisgraveeringu ehk siis täidab selle nagu seest ära või siis ta lõikab selle hoopis välja. Nii et need on need 3 nagu baasvalikut. Nende kõigi puhul siis nagu, siis ta on hästi mugav siit kohe teha see valik, et võimsuse valik. Antud juhul ma soovingi, et ta näiteks just ainult graveeriks selle logo siia peale ja võime siis selle praegu siit kohe niimoodi tööle panna. Ja enne kui tööle panna veel, ma jagan teile korra uuesti välja, et te näete siis kaameraga ka. Nii, ja käivitame siis protsessi. Nii, selle jaoks nüüd ma panen talle siit veel start. Ja selleks, et ta nüüd lõikaks, on vaja masinal vajutada siin nuppu, et see on see viimane niisugune siis koht, kus ta päriselt selle tööle paneb. Ja et mul on kõik on siin paigutatud, ära nagu pildistatud ja nüüd ma panen siis masina tööle. Praegu see uuesti välja, vaatame seda tulemust. Nii, ja ta tegi selle graveeringu ja et väga kiiresti, et see nüüd, kui kiiresti ta seda graveerib, et sõltub samuti jällegi siis masinast, et P2 on, et tema siis teostab seda 600 millimeetrit sekundis, aga on palju kiiremaid seadmeid, et mis isegi töötavad siis kuni 4000 kiirusega, et need on nagu spetsiaalsed need sellised graveerimisseadmed. Nii, aga siis vaatame siit veel natukene edasi. Et saite natukene aimu, et kuidas see töötab ja ma korra siis kiiresti näitan teile veel ära ka nii, üks hetk. Näitan ära ka veel selle, et mis on nende masinate üldse valik ja kust leida siis õppematerjale. Ma teen selleks lahti nüüd Inksplay hariduse veebi ja kui te tahate saada ülevaadet, et millised üldse need seadmed on olemas, siis näiteks põhikooli või gümnaasiumi valikust selle leiab. Ja kui ma näiteks võtan siis põhikooli alt, võtangi laserlõikamine ja graveerimine, et siin on siis kogu see seadmete valik olemas, et Xtoolil on mitu erinevat seeriat. Praegu me vaatasime siis seda P2 platvormi, et kõige uuem mudel on siis P2S, et siin on meil tehtud nagu valmis ka sellised näidiskomplektid juba, et mis ongi sobilikud just haridusse, et kust tuleb kohe see õhupuhastaja kaasa, näidismaterjalid, siin on see tuleohutuse komplekt ja ka käärdpaneel, et mis teeb veel nagu kasutamise lihtsamaks. Siis näiteks nagu graveerimiseks, kui soovida, siis selline seade
nagu F1 on suurepärane, ta on ülikiire ja ta on hästi nagu mugav ka kaasavõtmiseks. Korra võin seda näidata ka siit, et ta on tõesti selline, et millega ma saan teostada väga paljusid erinevaid nagu siukseid projekte ja isegi saab seda, tal on sang peal, mis tähendab, et seda saab hoida ka nagu nii-öelda vertikaalselt, et ma saan nagu otse näiteks graveerida kasvõi seina peale või midagi postkasti peale või mis iganes, et ta on nagu väga niisugune mobiilne vahend. Siis see M1 Ultra on selline 4:1 seade, et see on tõeline niisugune meisterdamisplatvorm, et tänu sellele, et tal on siis peale laseri on sees ka siis pliiatsid, millega ta joonistab, tal on olemas prindimoodul, millega saab otse printida ja teralõikur, millega siis lõigata erinevaid materjale, pluss siis loomulikult veel laser ise ka, nii et äärmiselt mitmekülgne seade ja et sellega saab üle 1000 materjali nii-öelda töödelda. Nii et ja siit saate veel siis tutvuda erinevate seadmetega ja samuti on siis ka siis lisatarvikud ja materjalid, mida saab nii-öelda toor nagu materjalid ehk siis vineer ja krüül ja muud, mida saab siis kasutada selleks, et laseriga tööd teha. Nii, ja kui nüüd soovite siis õppematerjale, siis üks koht, mida ma soovitan teil vaadata, on võtta siit samast Inspire hariduse veebist siis õppematerjalide sektsioon. Siin on siis MakeBlock ja Xtool ja siit leiate siis ka laserlõikurite materjalid, et siin on meil nagu erinevad näidisprojektid toodud. Et enamus need on siit küll nagu inglise keeles, aga need joonised siis on sellised, mida saab ja need tunnikavad on sellised, mida saab väga mugavalt juba ise kasutada. Ja selle SAFE projekti siis saadame ka kõigile veebiseminaris osalejatele välja, et kes tahab seda proovida, et siis see kasutab CyberPy seda moodulit, et ma võin korras, et selle lahti võtta. Nii et siin enne oli küsimus, et mida CyberPy siis ka võimaldab, et on hästi niisugune mitmekülgne, millega siis õpetada programmeerimist, teostada erinevaid projekte ja seesama seade on kasutusel ka siis siin MBOT2 roboti kontrollerina. Nii et siin ongi seesama CyberPy kasutusel, nii et on väga mitmekülgne vahend, nii et kellel on olemas juba MBOT2, nii et siis on ainult vaja juurde seda servomootorit ja juba saab ise siis seda teostama hakata. Nii et praegu soovin teile kõigile imelist õhtut ja et kui kellelgi on nüüd tekkinud huvi, siis võtke meiega julgelt ühendust ja kuulmiseni õige pea. Aitäh teile!